Tšau kõikidele jääradele ja kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida siis ka Instagramis. Ja vaatame üle, mis on siin jäärale tulemas mai alguses suhted armastus. Ossa, päris huvitav siuke rahaenergia, aga kindlasti ka siuke nii-öelda siis hoiatav energia. Et muidugi esimese kaardina tuli vist kõigepealt välja müntide 3. Päris kindel ei ole, sellepärast et siin samas kõrval või temast natukene üleval pool on väljas ka müntide 5. Ehk siis alustasime kohe seda esimest rida müntidega, sellepärast et 3. kaardina oli seal all kuningas. Ja esimene rida, ma ei tea siis, kas jäärad, see on teie jaoks mingi siuke tööenergia, suhete energia. Ettevaatlik tasub kindlasti olla, sest müntide 5 on natukene siuke pettumustunde kaart või siuke hüljatustunde kaart. Võib tähendada siis mingid vargusi, pettusi, saladusi, midagi taolist. Rahaasjadega kindlasti peaksin olema nagu ettevaatlik, et ei tohiks siin nagu pimesilmi usaldada mingid isikuid siis eriti materiaalselt. Samas muidugi siin ees müntide 3, eks ju, et müntide 3 iseenesest on väga hea siuke meeskonnatöö kaart, edasiste plaanide tegemise kaart. Aga kui ma vaatan nüüd siin seda müntide 3, siis siin on nagu seal posti otsas on üks meesterahvas, all on naisterahvas ja teine naisterahvas on ka seal all, aga teine naisterahvas teeb nagu tööd. Et siin mulle võib tunduda, et kellelgi võib olla mingi töösuhted või mingi tööflirt või midagi siukest võib ka kellelgi olla. Aga igal juhul on siin nagu just see tööenergia. Et ma ei tea, kas siis romantilised suhted või töösuhted ja võimalusi on mõlemalt poolt, et tuleb olla nagu ettevaatlik, aga samas on võimalik teha ka siin kellegiga koostööd. Sest müntide 3 tihti ütleb, et kui sa soovid kiiremini areneda, siis tee teistega rohkem koostööd ja siis saad teha edasi nagu plaane. Muidugi ja 3. siis väljas müntide kuningas, see on isiku kaart, eks ju, muidugi meesenergia, samas meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval, et eriti siin karjääri olukordades, eks ju, et kas see on siis teie enda energia või mingi siuke austaja partneri või lähedase inimese energia, võib ka muidugi olla ülemuse energia, aga igal juhul siuke stabiilne, turvaline isik peaks olema usaldusväärne ja muidugi näitab see münt ikkagi siin mingit siukest jõukust, viljakust, rikkust. Aga võib ka olla väga hea siuke nagu õnnekaart. Et ma ei tea, mis siin teil täpselt toimub, jäärad. Igal juhul müntide 3 alla alustab teist rida meil mõõkade 3. Ja võt see on täpselt see sama tunne, mis oli mul selle müntide 3 kaardi juures. Et mingid kolmandad isikud võib olla mingid segavad faktorid, et midagi võib siin ka tööolukordades olla. Et mõõkade 3 ei pea olema alati romantiliste suhete kaart. Aga müntide või mõõkade 3 on siuke kaart, mis ütleb, et mingid teatud suhted võivad segada mingeid teisi suhteid. Et siis ma ei tea, kas mingid romantilised suhted segavad töösuhteid või töösuhted segavad romantilisi suhteid või mingid sõprussuhted või võivad olla ka hobid, eks ju. Et igal juhul mõõkade 3-ga samamoodi, see on nagu siuke pettumustunde kaart ja südamevalu kaart. Et siin peaks nagu ettevaatlik olema, kellega te nagu või keda te usaldate. Et kui teie poole tulevad ka mingid uued isikud, siis tehke kindlasti kindlaks ennem, et inimesel ei oleks nagu partnerit olemas. Et siin keegi võib üritada teid nagu teha kolmandaks osapooleks mingis suhtes. Et selles mõttes jäärab natukene ettevaatlik ja vau, selle peale kohe hüppab siit eelviimase kaardina välja ka sauade kuningas. Ehk siis seksuaalne kuningas, sauad tähendavad tugevat seksuaalenergiat, kirge kindlasti, eks ju, aga muidugi ka loovust, eks ju, ja seda aktiivsust. Et see on siuke aktiivne liikuv inimene. Sauad võivad tähendada ka nagu siukest sportlikust ja head välimust, aga kütkestava kirgliku austaja kaart on see. Muidugi jällegi, kui te tunnete ennast selles energias rohkem ära jäärad, kuna jäärad on ka nagu tuleenergia, siis võib see hoopis olla teie kaart. Et see on hästi enesekindel inimene, hästi võidukas ja siuke kirglik, loov, aktiivne, et väga siuke tugev energia. Aga nüüd peategi sellega ka olema siis ettevaatlik, et kui see on mingi austaja kaart, siis tegemist võib olla mingi siukse füüsilise kontakti eesmärgiga, eks ju. Aga viimase kaardina tuleb siit jäära jaoks hoopis välja mõõkade 10.
ja see võib rääkida nüüd hoopis siis mingist mineviku olukorrast, et Jääral on siin võib-olla mingi mineviku suhtelugu, kellelgi oli siin mingi seksuaalne mingi kirg, midagi sihukest, keegi pettis, valetas, keegi oli juba suhtes või midagi taolist, aga võib-olla siis, kui äkki Jäärad on ise siin müntide kuninga energias, siis see tähendab võib-olla uuesti ülesehitamist peale mingit rasket olukorda ja tegelikult mõõkade 10 siis ongi siukse nagu hästi raske mineviku nagu kaart, et 10 alati alustavad uusi tsükleid, aga nad lõpetavad ära vanad nagu veits halvemad nagu tsüklid ja alustavad siis uusi paremaid ja mõõkade 10 justkui ütlebki, nagu keegi oleks põhjas ära käinud, et tee on tulnud justkui kogu aeg alla mäge, 10 mõõka selga on ju, aga samas see on siuke pöördepunkt elus ja valgustushetke kaart, et see kaart ütleb, et nüüd peaksid asjad hakkama liikuma üles mäge, et mingi uus tsükkel, kas on juba alanud, mulle tundub esimese rea järgi, et see on juba alanud, kui te ehitate midagi uuesti ülesse, aga võib siis olla, et kui veel ei ole alanud, siis võib siin varsti ka alata. Jäärad, see oli siis selleks korraks teile suhted, armastus, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kui saate, võite ikka liituda ka peregrupiga ning muidugi võite jälgida mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.